Ma täiesti unustasin teile tere hommikust öelda, nii et tere tulemast sellesse vlogi. Nii, ma võtsin kaasa mingisugused need väiksed tester kreemi pakikesed. Ma ei tea, kas see oli minust väga tark, sest et ma lihtsalt nagu nüüd panen endale mingeid uusi asju näkku, mille kohta ma ei tea midagi. Aga mul lihtsalt ei mahtunud mingid täis kreemipotskut ja ma ei leidnud ülesse oma neid travel size mingeid neid plastiktopsikuid, kuhu sisse saaks panna nagu. Ja siis ma lihtsalt võtsin need Sensilis brand, mingi Firming Soothing Sorbet Cream. Silmakreemikese võtsin, see mul ikka mahtus. Ma algselt muidugi pakkasin selle silmakreemi just sellepärast, et ma mõtlesin, et ma saan seda üle näoga kasutada. Muidu ma olen kasutanud siin oma kiilsi oma igapäevaselt, aga noh, siis ma ikkagi lisasin need testerpakikesed ka. Igal juhul niisutus on reisil olles mega oluline, sest need lennud nii kuivatavad nahka. Ja niisutus on tehtud, hambad on pestud, on aeg meikimiseks. Kell on tegelikult juba 10, mis ideaalis, ma oleks võinud seda päeva varem alustada, aga ma pidin monteerima täna hommikul vlogi, kuna ma eile õhtul lihtsalt ei jaksanud ja ma panin eile seda mingit päevakava paika. Ehk siis ma panin endale 8 äratuse ja hakkasin kohe monteerima. Ja nüüd ma olen siis pesus käinud ja vlog läheb ülesse. Nüüd olekski vaja kiiresti valmis panna ja minna linna avastama. Üritasin nagu und ka prioritiseerida, sest ma juba olin eelnev öö nagu mitte väga hästi maganud ja siis ma teadsin, et kui ma ei maga hästi, siis mul ei tule nagu nii hea ja produktiivne päev ka. Ehk siis jah, ma sain nüüd 7 tundi magada ja nüüd ma kiiresti sätin ja siis ma tahaks minna brunchile kuskile, sest et siin Citybox hotellis ei ole hommikusöök. Siin on vist mingisugune kohvik, aga nagu see ei ole hinnas. Et vaatasin neid kohti on tegelikult nagu nii palju, mida TikTokis soovitatakse. Et ega ma lõpuks ei tea, kas ma tegin õige valiku nii-öelda või mitte ja mul homme jõuan ka veel kuskile brunchile minna, aga nagu mul on ainult 2 võimalust siis nii-öelda õige valik teha, et päris suur pressure. This is the outfit of the day. Mul oli tegelikult nagu teised püksid ka kaasas, aga need on nii mugavad, et ma lähen jälle nendega. Nüüd mu leopardi bluus, villane kampsun, sest et siin on suht jahe ja nahtagi peal. Leidsin TikTokist mingi koha, kuhu hommikust sööma minna ja tahtsin muidugi võtta jäälatet, aga kahjuks seda ei saanud, nii et sain proovida White Peach Summer Edition Red Bulli ja võtsin sellise kanavahvli hommikusöögi. Siis jäi mulle tee peale Mall of Oslo, kus ma käisin mingisuguses kosmeetikapoes, kus oli Fenty Beauty tooteid ja vaatasin seal seda ühte lipglossi, mis on ka see sädelev, mida ma mõtlesin tellida, aga väga hea, et ma ei tellinud, sest see oli väga tume. Ja siis sattusin veel raamatupoodi, vaatasin, kas seal on Emily Henry uut raamatut, aga mina seda seal ei leidnud, vaatasin Tessabeli raamatud üle ja kõndisin siis juba edasi. Just tuli päike välja, mis on väga mõnus soe, aga muidu mul on nii hea meel, et ma panin selle villase kampsuni, sellepärast, et siin on päris jahe. Igal juhul ma suundun nüüd oma täiskõhuga muuseumi poole ja ma ei julge seda isegi öelda, sest ma ei oska hääldada seda. Mjünk, Edward Mjünk. Ma olen seda varem kuulnud väga teistmoodi hääldusega, aga ma panin ChatGPTisse sisse, et kuidas seda peaks hääldama. Ja ta ütles mulle igatahes mingisuguse Mjünk häälduse. Nii et ma lähen siis kunsti vaatama. Et kuna mul mingisugune kunstihuvi on, siis tundub põnev ja nii maailmakuulus kunstnik ikkagi siit Norrast pärit. Tema maal on see karje ja tegelikult tal on veel kuulsaid maale ja kuna mu emps on ka nagu siuke, kuidas ma ütlen, kunstihuviline või käis kunstiakadeemias ka. Et siis tal oli, ma tean, selle Edward Mjünki raamat. Ehk siis ma lapsena lehitsesin seda. Ta pärandas kõik oma kollektsiooni, kogu kõik maalid, kõik asjad pärandas
Oslo linnale ja nüüd siin ongi siis tema muuseum. Nii et lähen kõigepealt sinna ja siinsamas mulle tundub, et ma juba näen, on ka see ooperimaja, mida ma tahtsin ka näha. Muuseum oli siis jaotatud 12 korruse peale ja pilet maksis 16,70, mis oli isegi väga soodne, eriti Norra hindade kohta. Ja kõigepealt oli siis esimesel muuseumi korrusel teise kunstniku tööd, kes oli väga inspireeritud Münchist. Sellesse Edvard Munchi monumental ruumi astudes oli küll selline wow-efekt täiesti kohe tead peaaegu, et võttis hinge kinni korraks, sellepärast et need maalid olid nii suured ja see oli nagu väga võimas tunne. Selline linnavaade avanes siis 10. korruselt ja 11. korrusel oli restoran ning 12. baar. Ma istun siin kõige üleval korrusel baaris. Võtsin ühe spritsi endale ja pean ütlema, et ma olen väga rahul, et ma tulin siia. Et väga mõnus kulgemine oli siin muuseumis ja kui siin olid mingid huvitavad mõttekäigud ka, mis siis ilmselt selle kunstniku peas olid ka armastuse kohta, surma kohta, et pani ennastki mõtlema kindlasti. Ja selline rahulik, vaikne, see vaade siit on muidugi mega, et tõesti minu arust nagu, ma ei tea täpselt, mis see 200 Norra krooni eurodes on, aga ma tunnen, et see on igati väärt olnud seda. Väga kahju muidugi, et seda karjemaali siin ei ole, et siin oli see karje graafilised pildid, mida siis näidatakse kord tunni jooksul, sellepärast et nad ei taha, et see valguskahjustuse saaksid need pildid. Ehk siis seda näidatakse nagu võimalikult vähe aega, pimedas sükses, ma ei tea, nurgakeses. Et ma nägin seda vahetumist, ma nägin 2 tükki ära. Aga see maal on jah Oslo linnamuuseumis või Norra riigimuuseum, ühesõnaga mingisugune selline official mingi koht, et see ei olegi siin, et sellest on kahju, aga siiski oli mingit äratundmisrõõmu, et ma mäletasin mingi sellest raamatust, mida ma lapsepõlves nägin, mäletasin mingisuguseid pilte ja tõesti, kui sa oled Oslosse tulemas, siis ma soovitaksin siia tulla küll. Tulin just muuseumist välja ja no ma pean ütlema, et elu on ikka õppetunde täis, ma olen ikka täitsa nagu totakas vahepeal. Muidugi ma ju ei lugenud selle akupanga manuaali ja siis ma lihtsalt hommikul võtsin selle kaasa, nii tore, süda on rahul on ju. Ja siis võtsin oma iPhone'i selle laadja, millel on see mingi USB-C, ma ei tea, no see
uuem otsik, mis läheb muidu sinna nagu pistiku otsa sisse. Ma ei tea neid termineid ühesõnaga. Ja panin selle sinna akupanga külge, ei hakka laadima, siis ma download isin kuskilt netist selle user manuali ja sain aru, et sellega saab laadida ainult siis, kui sul on see USB suur otsik ja siis see laadija ots läheb sulle telefoni. Ehk siis see lihtsalt ei lae mu telefoni ja mul on 37% akut ja mul on vaja nagu kohtades käia. Ja ma ei saa praegu minna sinna hotelli seda telefoni laadima ja mul pole isegi seda pistiku otsikut kaasas. Kuigi ma oleks võinud ju võtma ühesõnaga. Airplane mode on peal ja ma suundun kuskile tänavale, kus peaks olema mingid vanemad majad, sorry teine, mitte midagi. Aga mingid vanemad majad, mingi äge tänav. Sinna on pool tundi jalutada, nii et mul tuleb siuke mõnus jalutuskäik. Siis mul tuli meelde, et ma ei olnud veel ju ooperimaja käinud vaatamas, nii et tegelikult ma läksin esmajoones sinna ooperimaja juurde ja teadsin kohe, et ma lähen sinna ülesse tippu ka, kui on võimalus, sest et jällegi sealt on ka hea vaade, kuigi muidugi ma olin juba kunstimuuseumist ka saanud supervaate osaliseks. Siis jäi mulle tee peale veel mingisugune kaubanduskeskus, kus ma ostsin endale laadimisi juhtme, et ma ikkagi saaks akupanka kasutada ja käisin veel mingites poodides vaatamas ning proovisin Gina Tricotis siis roosasid teksasid, mis mulle nii väga meeldisid värvi poolest. Aga nad lihtsalt ei istunud hästi, olid natukene lühikesed või nagu, et ma tahaks, et nad kukuksid veel paremini. Nii et need jäid ikkagi sinna ja need heledad teksad ka ei istunud just tagant nii hästi, nagu oleks võinud. Ja see roosa kampsun tundus mõtte poolest väga tore, aga seljast oli kuidagi väga lambine. Ja siis jäi mu tee peale ette H&M Beauty, kus olid Kajali lõhnad ja näiteks Morphi mingid paletid, mis täiega pakkus mulle huvi. Ma olin nagu isegi üllatunud, et Morphil on siukseid jahedate toonidega ilusaid palette ja ma pidin ennast sellest välja rääkima, et neid osta, sellepärast mul ei ole neid vaja. Ma ei saa reaalselt mitte midagi aru, ma olen reaalselt teinud mingi 3 tiiru ühe koha peal, sest et ma ei saa aru, kuhu ma minema pean. Aga mul on mu matša. Ma tahaks sellest veel nunnu pildi saada, ma ei ole seda joonud veel. Ma tegin selle vea, et ma ei öelnud, et ma võtan kaerapiimaga selle ja ma võtsin selle tavapiimaga, ma isegi ei mõelnud seda. Aga õnneks ma olen nüüdseks matša maitsega nii harjunud, et see on täitsa okei ja see, ma ei tea, mis iganes see lavendal siin on. See on päris magus, nii et hea, et ma ei lisanud veel mingit siirupit siia. Seda on täitsa hea. Ma kujutan küll ette, et kaerapiimaga oleks veel parem. Igal juhul ma kappan nüüd mööda linna ja üritan seda õiget teed leida. I am so confused. Ma tulin nagu siia mingile väiksele ajaloolisele tänavale, mida ma nägin kuskil TikToki soovitustes. Et pidi olema hästi nunnu, puitmajad, mingi 19. sajandist. I don't know. Ja ma jõudsin siia, ma ei tea, nagu, kuidas see muinasjutuline on. Ma väga vabandan norrakate ees, nagu võib-olla nad väga armastavad seda nädalat, mida? Tänavat. Siis see on nagu ülilühike tänav, siis ma panin ChatGPTisse sisse, et kas see ongi nagu ülilühike tänav. Siis oli mingi, jah, see on 160 meetrit pikk. Selle pärast kondasingi siia kuskilt väga veidratest kohtadest. Ma ei tea, kas ma räägin praegu sellest pikemalt või hiljem, aga kuidas ma ei jaksa seda juua. Pean ütlema, et üksiku naisena ma ei ole tundnud ennast Oslos nagu super turvaliselt. Väga mitmeid kordi on mingid meesterahvad midagi mulle hüüdnud, mida näiteks Prahas ei juhtunud minu arust mitte kordagi. Ja praegu ka ma tulin Google Maps juhatas kuskilt mingisugune kõrvaline tänav. Järsku seal ei olnud mitte ühtegi inimest ja siis oli mingisugune meestekamp, kus nagu tundus mingi sõnelus käivat ja ma olin lihtsalt nagu
pigistasin seda topsi ja mingi kiirel sammul lihtsalt liikusin. Ma mingi, äkki ma olen sattunud kuskile nagu valesse kohta, kus ma ei peaks üldse üksinda olema. Et ma ei tea, eile õhtul ka, kui ma sealt baarist koju jalutasin, see oli küll väga lühike jalutuskäik, siis tahtsin Lauraga juttu rääkida samal ajal, et nagu kuidagi, et oleks mingisugune safe tunne, mitte et see Laura midagi saaks teha, aga lihtsalt nagu et natuke ma nagu ei osanud seda oodata. Võib-olla see on lihtsalt mingi tunne mu sees, aga no ma ei ole nagu varem niimoodi tundnud. Noh, kõige parem kontrast on see Praha reis, kus ma siis üksinda käisin. Mul ei olnud mitte kordagi tõesti nagu ebaturvalist tunnet. Ja siin ma juba eile tundsin, et veits siuke. Aga noh, eks kindlasti kogemused on erinevad, et ma ei tea. Lihtsalt jagan oma mõtteid ja oma tundeid, et see ei pea midagi nagu tähendama otseselt, on ju. Okei, aga ma lasin ChatGPT-l mingisuguse ringi endale siia teha. Praegu muide ma istun mingi pingi peal, mingi laud on siin. Et mingi siin lähedal kandis peaks veel olema mingid ajaloolisi tänavaid asju. Issand, kui tore päike. Et siis juba, kui ma siin olen, siis ma vaataksin veel ringi. Muide, kõht hakkab tühjaks minema, no okei, nüüd see muidugi siin täidab, aga noh, kui kauaks. Et mõtlesin, et siin peaks mingisugune food court või mingisugune asi olema kuskil, mingi market. Et ma vaatan, kus see on. Ja siis võib-olla lähme vaatame midagi süüa. No siin see tänav igatahes on, ma näitan teile korra ja siis ma lähen tagasi teistpidi, sest seal peaks veel mingi tänav olema. Siin on üldse mingid tellingud on ja ega sealt enam väga palju edasi ei lähegi. Siit vahelt on päris hea vaade. No selline ja siis seal juba lõpeb see tänav ära. Et nagu reaalselt ma just tulin siit ja seal on tänava lõpp. Aga ma lähen nüüd üles tagasi. Tundub muide, et väga sinna rattalinn on see Oslo, et väga palju rattureid sõidab siin ja rattaid saab igalt poolt rentida ka või noh, ma arvan, et see on ka mingi äpiga, ma ei ole rohkem uurinud. Aga jah, väga palju jalgrattureid. Siin on juba eriti roheline. No see on tõesti ilus vaade. Sattusin lambist mingisse ilusasse parki, mis selle tänava lõpus oli, kus ma just olin. Nii ilusad puud õitsevad, ma ei tea, kas need ei ole õunnapuud, ma ei tea, mis puud need on. Igal juhul beautiful, issand jumal küll. Ja siin lähedal nüüd peaks kuskil olema see mingi food hall. Ma proovin esimest korda corn dogi. Sorry, see valgus ei ole parim, see kvaliteet ei ole parim, aga see on ainus, kuidas ma sain teid praegu positsioneerida. See corn dog on väga huvitav asi. Ma ei ole ikka veel jõudnud selle vorsti osani. Ja ma vaatasin, et kas siin peal on suhkur. Ja siin peal ongi suhkur, nagu üldse see pealmine, see taine osa on nagu magus. Ehk siis kellele meeldivad maguse ja soolase kombod, siis maybe this is for you. Ma ei tea, miks ma nagu soovitan midagi, kas keegi on siia tulemas, ma ei tea. Ja kas see on igal pool selline, samuti ei tea. Väga juustune, nii et ma kardan, et mu kõhus on pärast raske. Ja siis ma tulin kokteilibaari istuma ja ma lasin enda teha alkoholivaba. Midagi Pornstar Martini sarnast, nii et vaatame, mis asja ta mulle siia tegi. See on väga hea. See on nagu selline tsitruseline, no ongi passioni ja mingisuguse gaseeritud vee ja ma ei tea, mingi segu on. Seal sai ise kastmeid panna, nii et ma siia panin mingeid erinevaid. Aga mul on ausalt öeldes sellest matšast veel veits kõht täis, nii et ega praegu ei jaksakski rohkem süüa kui see. Ja ma arvan, et siis ma lähen kuskile toidupoodi
ja võtan endale õhtuks hotelli mingisugust snäkki. Ja rohkem kuskile sööma otseselt ei lähe. Nii, ma olen tagasi hotellis, ma olen tegelikult juba mõnda aega siin olnud, lebotanud, ma olen tegelikult päevast jumala väsinud. Ja mul on nahktagi seljas, sellepärast et siin on külm. Ma arvan, siin toas on reaalselt 20 kraadi ja see radikas on 5 peal põhjas. Ja siit ei saa kuskilt midagi mujalt sättida. Ja mul on lihtsalt nagu külm. Ja ma mõtlesin, et ma jagan teiega oma tänaseid oste ja muljeid. Täna oli ideaalne päev. Reaalselt täna oli minu ideaalne päev. Ma sain 15 800 sammu, mis on nagu see, et ma ei olnud veel täiesti suremise äärel õnneks. Ja ma sain ringi käia, ma sain uut kohta avastada, natuke kultuuri. Ma olen nii rahul, et ma käisin seal kunstimuuseumis. Mingi naine isegi tegi must sealt ooperimaja katusel ilusad pildid. See juhtus niimoodi, et muidugi tema tuli esimesena minu juurde, kas ma saan temast pilte teha ja siis ma küsisin vastu, kas ta saab minust teha. Jumala head pildid tegi. Ja see on juba mitmes, ma käin nii palju üksinda reisis, see on juba, ma ei tea, mitmes kord, tegelikult see on nüüd siis 3. kord, kui juhtus niimoodi, et keegi küsib minult, et ma teeks nendest pilti ja siis ma küsin vastu. See on väga tore meetod piltide saamiseks, sellepärast, et ta on juba usaldanud mulle oma telefoni ja ma olen nagu talle juba midagi pakkunud ja siis ta pakub mulle vastu. Idekas. Ja siis ma sain natuke shopata, ma sain matchat juua ja uued toiduelamused, brunch, uus Red Bull hommikul. Nagu see päev, seal olid kõik komponendid, mis minul on vaja, et oleks väga tore päev. Ühtegi riideeset ma endale ei ostnud täna, küll aga mõned iluasjad. Aga ma alustan algusest sellega, mida ma ostsin. Ma ostsin siis sealt kunstimuuseumist kaardikese, selle päikse motiiviga. Kuna mu vennal on ülehomme sünnipäev, siis ma mõtlesin, et see on praegu väga sobiv kaart ja kuidagi see päikse motiiv mulle väga meeldis ka. Ma ei hakka talle nagu mingi vanamehe pildiga postkaarti kinkima, on ju. Et siis ma saan talle selle anda. Ja siis kuna mu emps on nagu ka siuke kunstihuviline, on ju, siis ma võtsin empsile sealt siukses väikses kotikeses koti. Nagu siit, ma ei hakka seda välja võtma, see on nii ilusti siin sees, aga siin on siis selle tähistaeva pildiga siuke poekott. Mõtlesin, et see on ikkagi siuke praktiline asi, et seda küll ta kasutab. Siis riideid, jah, ma endale mitte ühtegi ostnud, sellepärast, et siin on kas samad poed, mis meil, kuhu ma isegi ei viitsinud minna. Ma olen täiesti aus teiega, ma isegi ei viitsinud H&M-i sisse astuda, Saarasse sisse astuda. Ma olen nendes poodides Tallinnas nagu viimasel ajal mitmeid kordi käinud ja ma lihtsalt, ega see valik on ju nagu enam-vähem sama ikka ja ma lihtsalt ei viitsinud. Ja siis need poed, mis on siin teist, nagu, mida meil ei ole, ehk siis Gina Tricot, Pikk Pokk, Kubus, midagi oli veel. Need, Kubus, ma ei tea, kunagisest ajast ma mäletan, et mulle meeldisid sealt asjad, kui ma olin mingi 16. Praegu väga plain, väga basic, väga mitte midagi. Ainult bikiine proovisin seal Kubuses, aga need ka ei sobinud. Gina Tricot, päris palju kenasid asju, aga need kõik on nagu veits liiga kallid. Nad on nagu niimoodi, et see võiks 10 € odavam olla, põhimõtteliselt kõikide asjadega. Ja ma proovisin seal neid teksasid, mis ma teile ka näitasin, aga need ei istunud mulle hästi, tagant jäi nagu ruumi. Ja siis ma tean, 50 € ma ei maksa teksade eest, mis mulle ei sobi. Ja see Pikk Pokk ka liiga kallis. Ehk siis jah, riideid ei ostnud ja siin Sephorat ei ole. Siin on Kicks, kus on ka mingi Too Faced ja Fenty ja NARS ja mingid asjad veel. Ja minu üllatuseks H&M Beauty toitis täna täiega. Ja ei, seal ei olnud ainult H&M ilutooted. Seal oli, mulle meeldis nagu täiega see, et seal oli miks erinevatest brändidest. Seal oli näiteks Huda Beauty. Ma ei tea, seal vist oli ka NARS. Mingi Too Faced.
et nagu sellised kallimad brändid ja siis seal oli Elf, Essence, noh, H&M-i oma bränd, NYX, vist isegi Maybelline, aga seda me ei jäänud seal vaatama. Nii et nagu miks erinevatest asjadest ja no seal ma ikkagi natukene shoppasin. Meil võiks Eestis nii väga lihtsalt Elfi olla, nagu hallo, miks ei ole. Ma võtsin Elfi kontuuri, selle Halo Glow Beauty Wandi, medium tan toonis. Mõtlesin, et väga huvitav ära proovida, see on ju Charlotte Tilbury järgi tehtud. Siis ma võtsin Elfi Holy Strokes Microfine Brow Penny, mis peaks olema siis sarnane siis selle NYXi kulmuvildikale, mida ma iga päev kasutan. Ja siis praegu vist nagu on noorte seas viraalne selline Essence'i Juicy Bomb, sellepärast et Eena küsis mu käest mingi hetk suvaliselt, kas sa oled seda Juicy Bombi kasutanud? Ja siis TikTokis veel mulle tundus, et vähemalt, et mingi noor tüdruk kirjutas mingi proovi seda Juicy Bombi või kas sa oled proovinud, siis ma olin mingi okei. See on mingi noorte teema praegu, mis oli nii soodne ka, ma isegi ei tea, kui soodne, aga no Essence. Nii et ma võtsin Eenale selle. Ja siis ma võtsin Huda Beauty Blush Filter Liquid Blushi Cotton Candy toonis. Issand, on see ikka see õige, mis ma tahtsin võtta või? Kas see on see tuhmim roosa praegu või? Why am I like this? Ma võtsin selle nagu testri tagant, kus ma arvasin, et on see sama toon, mis see tester oli. See on kena toon, aga selle sarnane on mul olemas. Ma olin nagu ise nii mingi, oh my god, sellist tooni mul tõesti veel ei ole. Ühesõnaga. Mina ei tea, on näha midagi üldse või. No see on selline tuhm roosa, no ilus on, no tõesti on ilus, aga ma tahtsin võtta niisugune beebi roosa pekki. Ma ei tea, ma pean vaatama, mis kell siin poed avatakse, sest et ma veel jõuaksin äkki minna homme poodi. Ma olen õnneks nii kesklinnas, et nagu ma saaks kiiresti ära käia. Ikka mul peab midagi pekki minema, nagu ei saa teisiti. Igatahes ja siis seal olid, ma ei tea, kas seal olid tõesti kõik Kajali lõhnad või siis suurem enamus. Ja kõiki oli kõikides suurustes, mis oli väga tore. Ja ma olin kuulnud selle Kajali The Wedding parfüümi kohta juba varem TikTokist, et see peaks olema väga hea. Ja üllataval kombel ma olen kuulnud, kõige rohkem oleme kuulnud selle Vanilla 28 kohta. Et oh my god, kõige parem vanilli lõhn üldse. Ma olin nagu üli excited, et seda proovida. Nagu, jah. Ta on, oh my god, jälle ma blänkin. Ta on vanill. No käändes on ikka vanilli ju. Vanilli lõhnaline. Jah, vanilje. No ühesõnaga. Ta on selle lõhnaline, aga mul on mingi Saara lõhn põhimõtteliselt samasugune kodus olemas, et nagu ta ei andnud mitte midagi erilist, mitte midagi nagu enneolematut, mitte midagi nagu kui nagu põnev, nii bland, nii basic. Aga see The Wedding, siin on nagu šampanjanoodid, mida mul vist mitte üheski teises lõhnas ei ole. Siin on vanilli, siin on natuke mingid puidunoote, sandalwood vist. Siin on valgeid lilli, mulle väga meeldib nagu white floral, kui kuskil on sees seda. Et ta on nagu selline miks erinevatest asjadest ja minu arust väga hea miks. Nii et ma võtsin 10 millise selle. Sest ma ei olnud nagu nii kindel, et nüüd seda suurt võtta ja ma mõtlesin, et kui mulle see tõesti väga meeldib, siis ma saan Cult Beauty'st tellida selle suure. Ja siis proovisin seda mingit uut roosi oma ka. Ei, see mulle üldse ei meeldinud. Siis ma käisin Normal poes. Need olid vist Soomes ka äkki või? Mul oleks nagu siuke tunne. Võib-olla panen mööda. Igatahes, ma ei teadnud üldse, mis see ongi. See nägi välja nagu Tiger, et sa pead mingi nagu läbima kindla tee, et sinna kassani jõuda. Oh my god, kui palju asju seal poes oli nagu oh my god.
hästi siuksed nagu generic, nagu basic ilubrändid, igast mingid David, Garnier, Nivea, mingid siuksed Elvitali asjad, nagu siukseid oli palju, igast ilutooteid. Ja siis oli toitu ka. Ilutooteid ma sealt ei võtnud mitte ühtegi, aga ma võtsin chai latte. Need niisugused pakikesed on siin sees. Mulle täiega meeldib chai. Mul on tegelikult kodus veel alles mingid, mis Joanna mulle kinkis, aga ma mõtlesin, et Eestist väga ei saa osta kuskilt niimoodi poest. Et siis ma võtan siit. Siis mingid sellised Pocky cookies and cream flavor, mingisugused asjad. Ma ei tea, ma mõtlesin, et tundus huvitav. Ja siis ma võtsin tänaseks õhtuks endale mango snäkid, no kuivatatud mango ja beef jerky. Kes ma olen enda arust, ma ei tea. Aga ma tahan vist seda beef jerkyt. Good. Igal juhul jäin ma tänase päevaga väga-väga rahule. Ma arvan, et see läks nii hästi, kui see sai minna. Välja arvatud see Huda Beauty blush, mille ma vales toonis ostsin. Tore oli nagu jällegi teha kõiki asju, mis mulle meeldib omas tempos. Et ma täitsa naudin seda üksinda reisimist. Aga jällegi väga pikalt ma seda teha ei tahaks. Et maksimum olekski veel, kui mul oleks homme terve päev näiteks. Aga homme ma peaksin hakkama juba siit linnast kella 1 ajal liikuma lennujaama, nii et ma pean täna välja mõtlema, mida ma selle hommikuga teha tahaks. Ilmselt tahaks kuskil brunchil käia ja siis loodetavasti uuesti sinna H&M Beautysse minna. Ja nüüd ma hakkan monteerima seda sama vlogi. Ma tahaks selle ilusti täna valmis saada, et ma ei peaks homme sellele mõtlema. Ja nii ongi. Suur aitäh, et vaatasid ja näeme juba homme jälle. Tšau!